Nii, tere tulemast siis selle aasta taaskord Zinsino online webinarile. Minu nimi on Fredi Saar. Mul on väga hea meel täna võõrustada ja sai loodud eraldi üritus, et rääkida täna siis, kuidas realiseerida oma eesmärki unistusi aastal 2023, sest minu jaoks on olnud siuke unistuste ja eesmärkide teema väga aktuaalne, ma ütleks teadlikult viimased 10 aastat. Ja miks on see, et ma usun, et kui me ei pane omale reaalseid plaane, siis see on umbes sama nagu minna laevaga või paadiga merele ja meil ei ole purjesid. Kui meil ei ole nagu purjesid õigesse suunda sätitud, siis me oleme nagu, ma ei tea, tuul viib sinna, kuhu tahame, me kunagi ei tea, millisesse sadamasse me kohale jõuame. Ja täna ma tahaks rääkida kahest asjast, mis ma usun, et kõnetab enamus inimesi. See on tervis ja see on finantsid. Sest ma usun, et nad mõlemad on ülimalt olulised. Sul võib olla väga palju raha, aga kui sul ei ole tervist, ei ole sul tegelikult põhimõtteliselt mitte midagi. Või vastupidi, kui sul jällegi tervist on, aga raha ei ole, jälle näda majas. Et võib-olla oluline on siis leida see õige tasakaal ja meie pere jaoks siin on aitanud seda tasakaalu hoida juba viimased 10 aastat. Ja põhjus, miks meie täna Zinsinos oleme, on see, et mu oma naine ja laps said omal ajal toodetest väga palju abi, sest me olime olnud hädas aastaid, siis naisel erinevad terviseprobleemid ja noorem laps meil tollel hetkel oli siis kahjuks olnud korduvalt haiglas erinevate siis terviseprobleemidega. Ma jagan ka natuke oma slaide, et oleks lihtsam siis minu seda nii-öelda juttu jälgida ja kuulata võib-olla kõrval. Aga mis see Zinsino täna minu jaoks nagu on ennekõike see, et kuidas läbi toitumise siis saavutada parem tervis, sest kui me vaatame täna, mis maailmas toimub, on väga palju teooriaid, milline toitumine stiil on siis õige, et kes on veganid, kes on ketodieedi peal, kes on mingi 3.-4. dieedi peal ja nii edasi, siis samal ajal, kui me vaatame tegelikult globaalses mõttes terviseprobleemid ainult järjest süvenevad ja järjest rohkem inimesi on hakanud küsima, et miks see nii on. Sest probleemid on, käiakse arste mööda, tehakse kõik proovid, öeldakse, kõik on justkui korras, aga inimene ise tunneb, et ta tegelikult on hädas. Ja vastus on tegelikult väga lihtne ja täna enamus inimestega, kui ma räägin, siis tegelikult no ma võin, ma arvan, öelda vabalt 99,9% inimesi on nõus sellega, et viimase mõnekümne aastaga toit on muutunud. Toit ei ole enam see, mis ta oli siis, kui mina olin laps ja käisin vanaema juures, sõin seal vorstileiba ja võtsin nii-öelda kasvuhoonest tomati, mis oligi rikkalik oma vitamiinide, mineraalainete ja kõige muu poolest. Siis täna kahjuks, kui enamus meie toitu tuleb tavakaubandusest, kes siis milliseid kette eelistab, siis fakt on see, et rahvaarv suureneb, toitu enam väga ei kasvatata, teda toodetakse valdavalt ja toit ei ole enam nii toitainerikas. Ta on palju suhkruid, erinevaid säilitusaineid, rääkimata siis omega 6 ja 3 õigest tasakaalust. Ja täna tehes ise väga palju kohtumisi igapäevaselt, siis ma küsin tavaliselt selle pildi juures alati inimeste käest, et kui paljud olete kursis omega 6 ja omega 3 tasakaaluga. Ja kahjuks ma pean tunnistama, et enamus inimesed küll on kuulnud, et omega 3 on vajalik, aga omega 6 pole enamus inimesed midagi kuulnud ja nad tegelikult täpselt ei tea ka, mida see omega 3 siis meile annab. Ja ma püüan täna hästi lühidalt selle ülevaate anda. Ja mis on veel rõõmustav uudis? On see, et selle pildi juures ma tavaliselt küsin ka nagu inimeste käest, et mis on nende suhe üldse toidulisanditega, kas nad tarvitavad midagi, siis tegelikult enamus inimesed täna juba kasutavad üht-teist. On see siis D-vitamiin, on see magneesium, on see tsink, on see omega, on see raud ja nii edasi, et inimesed kasutavad. Aga et see, mida me kasutame, saaks ka väga hästi meie kehale tulemust anda, on just selle sama 2 rasvhappa tasakaal väga oluline, sest ühe funktsioon on tekitada põletikku ja teise funktsioon on võtta põletikku maha. Teadlased ütlevad, kui see tasakaal on kuni 3:1, meie keha toimib ilusti, kõik, mis peab imenduma, see imendub, kõik jama, mis peab kehast välja pääsema, see pääseb ja meie keha ei ole nii-öelda riskitsoonis.
Kui me aga vaatame 60-ndatel, kui tööstusrevolutsioon hakkas arenema, toitu hakati tootma, väga palju on poolfabrikaate, hästi mugav minna poodi, osta põmm, mikroahju, toit on valmis 3-5 minutiga. Siis kahjuks on see tekitanud olukorra, kus täna keskmine eurooplane on tasakaaluga 15:1, Ameerikas on tulemused 25:1 ja ka Eesti laste testi tulemused täna on 20–40:1. Ja vahet ei ole, kas sul on palju raha, kas sul on vähe raha, kas sa oled toitumisekspert, oled tavaline maakas, nagu mina, mees maalt ja hobusega, siis tulemused kahjuks näitavad seda, et enamusel on need väga-väga halvad. Ehk mis see tähendab? Me võime öelda, täna keskmine inimene sööb 15–25 korda rohkem sellist toitu, mis tegelikult on kehale põletikku tekitav. See on viinud olukorda, kus rakumembraanide läbilaskevõime on alanenud, toitained ei imendu, jama ei pääse välja ja hakkavadki tekkima mured. Kellel on siis seal esialgu võib-olla unemured, siis on ärevus, stress, naine ajab närvi, mees ajab närvi, juuksed langevad, juuksed on katki, nahaprobleemid erinevad, ekseemid, psoriaasid, mis iganes. Täpselt samamoodi ka süda. Ja süda on üks neid organeid, mis saab vaatad kõige hullemini pihta, kui oomega 6-3 tasakaal on paigast ära. Ja ka muud lihased, liigesed ja nii edasi. Ja mis mulle meeldis kogu selle kontseptsiooni puhul, kui mulle räägiti sellest Zinzino Balance kontseptsioonist, öeldi, et Fredi, olukord on võimalik muuta. Aga meil on vaja saada keha uuesti sellisesse tasakaalu, et ainevahetus hakkaks peale toimima normaalselt. Toitained pääseksid rakku, jääkained pääseksid kiiresti välja ja nii edasi. Kui küsin, mis siis selleks vaja teha on, sest jutt tundub nagu lihtne ja loogiline, siis öeldi väga lihtne. Tee test ja vaata, mis seisus sa täna oled. Ja meie testi nagu võib-olla üks suuremaid eelisid on täna see, et ta näitab ära, kas nendel inimestel, kel täna ei ole veel konkreetset tervisemuret, kas nad on juba liikumas sinna nii-öelda ohutsooni või ei ole. Sest fakt on see, et kui me vaatame täna, mis toimub, järjest rohkem on noorematel inimestel tõsiseid terviseprobleeme, siis tegelikult neid on võimalik teadlikult ennetada. Ja meie teeme täna koostööd siis ühe tipp Skandinaavia laboriga. See labor asub Oslo teaduspargis. Käisin ise enne jõule seal vaatamas. Nad teevad 10 000 teste, erinevaid teste iga nädal. 10 000 teste. Kogu süsteem on automatiseeritud, nagu näha, nad teevad koostööd väga paljude juhtivate ülikoolide ja ettevõtetega üle maailma. Ja täna siis Zinzino teste analüüsib see labor iga nädal 3000–4000 testi. Ja meil on siis teadaolevalt 3 testi, on siis Zinzino Balance test, mis näitabki ära siis rasvhapete tasakaalu, toitumise, D-vitamiini test ja see alumine test siis näitab ära meie viimase 3 kuu keskmise veresuhkru taseme, ehk ta ütleb ära, kas meil on ohtu diabeediks või ei ole. Täna jälle, mida rohkem kohtumisi teha, seda rohkem tuleb see teema jutuks ja kurb on tõdeda, et täna väga paljud noored lapsed, ka 4–5-aastased kahjuks on sattunud diabeediküüsi ja nad on selle probleemiga elu lõpuni. Ehk elu lõpuni süstla otsas. Ehk minu soovitus kõigile täna, kes on siin külalisena, mõelge oma tervise peale ja mõelge selle peale, et kui teil on võimalik ennetada asju, siis tegelege alati pigem ennetusega, kui tagant järgi proovida midagi remontida. See on kordades keerulisem. Me ei ole täna enam mingi startup ettevõtted, me räägime mingisugusest nägemusest. Me täna teeme koostööd üle maailma väga paljude arstidega, väga paljude teadlastega, väga paljud kliinikud on alustanud ettevõttega koostööd, sest me oleme täna testi- ja teaduspõhine ettevõte. Me oleme teinud üle maailma üle 90 000 testi, Eestis teinud üle 15 000 testi ja mis on eriti äge? Meil on raha tagasi garantii, kui inimene toitub täna hästi või ta kasutab kvaliteetseid erinevaid oomega tooteid, kui ta on nii-öelda rohelises tsoonis 3-1, ta on võtnud kliendi tooted, tal makstakse 100% raha tagasi, tal ei ole neid tooteid vaja. Kui me vaatame Eesti konkreetseid tulemusi, mul on siin välja võtte siis, kui oli natukene alla 15 000 testi tehtud, näitas, et Eesti keskmine tulemus esimese testi puhul on 11,2, mis tähendab, me oleme paremas seisus kui keskmised eurooplased, aga nii nagu ma mainisin, kahjuks täna Eesti laste testid on väga tihti 20–41. Ehk iga nii-öelda uus generatsioon, kes täna peale sünnib,
kahjuks on järjest nõrgema immuunsusega, neil on järjest rohkem terviseprobleeme ja kui me täna ise sellega tegelema ei hakka, kui me ise enda lapsi, oma pere ei hoia, siis uskuge mind, ka teine ei saa teid ühel hetkel võib-olla aidata. Ja nagu näha, test on väga lihtne, väike sutsakas sõrme otsa, 2 tilka verd, registreerite oma testi ära vastavalt sellele, millise testid olete teinud ja teil tuleb umbes 2 nädala pärast selline raport, mis näitab ära, mis seisukorras on teie tasakaal, kuidas on teie kehakaitseväärtus ja iga selle näitaja kohta te näete konkreetselt, kuidas on see saadud, kus te asute ja mille poole on vaja püüelda. Siin on minu abikaasa esimene test, kui ta oli olnud üle 10 aasta päikseallergik, kroonilised põhiepõletikud, südamelihaaste põletikud ja kogu meditsiinisoovitus oli see, kui me läksime probleemiga arsti juurde, võtke antibiootsi. Võtad antibiootsi kord, võtad antibiootsi 2, võtad aastas 6 korda, järgmine aasta täpselt sama jama. Ja kui vaadata näiteks siin neid näitajaid, OMEQ3 indeks, see on otseselt näitab ära, kas inimesel on ohtu südame-veresoonkonna haigusteks, millesse sureb täna iga rohkem kui teine eestlane. Süda ja järjest nooremad, vaimne tervis, väga palju on inimestel probleeme unega, ärevusega, stressiga ja nii edasi. Rakumembraani voolavus, kui hästi toitained sisse, kui hästi jääkained välja, arahidoon, happe ja nii edasi. See test näitab kõik väga detailselt ära kuni toitumiseni. Mida me sööme liiga palju, mida me sööme liiga vähe. Absoluutselt kõik rasvhapped praktiliselt mõõdab ära. Esimene tulp näitab teie testis, mis see peab olema. Teie väärtus on see, mis ta antud hetkel on. Ja kõrvale kalle siis vastavalt, kui miski on tugevasti plussiga, miski on miinusega, neid on vaja hakata korrigeerima, ehk siis kas süüa midagi vähem või süüa rohkem, et viia keha tasakaalu, et keha saaks normaalselt funktsioneerida. Mu naisel näitas näiteks arahidoonhapet on väga palju. Ma ei pea olema arst, ma ei pea olema teadlane, ma ei pea minema guugeldama, mis asi on arahidoonhape. See test on tehtud inimese jaoks väga lihtsaks. Ta klikkab vastava siis selle nii-öelda rasvhappe gruppi ees olevale plussmärgikesele ja viskab ette, näed, arahidoonhappe on vaja saada tasakaalu, palun söö seda vähem, siis sa saad oma keha tasakaalu. Kui miski miinusega, samamoodi klikkad, ütleb söö rohkem, ehk sa saad mustvalgelt soovitused konkreetselt sinu verenäitajate põhjal, mitte keskmine inimene vanuses see või siis rahvuses see, et konkreetselt see inimene tänasel päeval. Ja see mulle nagu meeldib ja kui me vaatame, mis nagu toimub, siis tegelikult 75% inimesi vaatavad täna omega toidulisandist mööda, nad arvavad, nad saavad kõik toidust kätte. Reaalsus on see, nende testid on 15–25 ühele. Iga 5 inimene, 20% inimesi on teadlikud omega tarbijad, kes on meil testi teinud, me räägime siin üle 100 000 inimese ja nende testid kahjuks on 7 ühele. Ehk need on inimesed, kes on teadvustanud, mul on seda vaja, ma ei saa seda toiduga kätte, aga kahjuks nad ei saa seda ka oma toidulisandist kätte. Ja miks nad ei saa, seda ma varsti räägin. Ja ainult 5% inimesi meie 900 000 testist täna näitab, nad on oma toitumisega või siis meie kvaliteetsete toodetega nii-öelda rohelises tsoonis, ehk nad on viinud oma terviseriskid miinimumi. Ja kui me vaatame üldse toidulisandite maailma, siis omega-3 on maailmas kõige enam tarbitud toidulisand, aga kahjuks ainult 0,2% inimesi on lasknud ennast testida ja kahjuks me näeme, et nende testid ei ole head. Ja üleüldse võib öelda, et üle miljardi inimesi kasutab erinevaid vitamiine ja vaatavad ja jälgivad erinevaid dieete. Mis mulle Zinzino puhul meeldis ja mida ma nägin ja tundsin ise oma pere näol oli see, et meie keha on võimalik viia taas tasakaalu 120 päevaga, sest see on see aeg, kui meie veri vahetub ja meil on võimalik oma nii-öelda tervist hakata üles boostima. Ja kui me hakkasime peres kasutama seda sama Zinzino Balance õli, mis on väga unikaalne õli võrreldes kõigi teiste toodetega, mis on täna turul, sest sa võid toote peale kirjutada igasugust infot, nii koostise kohta kui päritolu kohta, aga ainukene, mis tõestab, kas see toode tegelikult töötab või ei tööta, on rasvhappetest. Ja see on see, mis minule täna nagu selle meie kontseptsiooni puhul meeldib kõige rohkem. Tee test, vaata, kas sa oled ohutsoonis, saad toitumissoovitused, muudad toitumist ja saad kasutada juurde toodet, mis töötab. Selle toote teeb unikaalseks see, ta ei ole lihtsalt omega-3 toode, vaid ta on balance oil ehk tasakaaluõli, millest 60% on kalaõli ja 40% on oliiviõli, mis hoiab selle toote värskena, et ta aitab sul kehas imenduda ja muudab su rakumembraanide lasse ja ta on täielikult looduslik. Ta on kaalupõhine,
ta on vanusepõhine ja ta on elustiilipõhine. Kui me täna vaatame enamus Omega tooteid, siis soovitatakse sul võtta 1 kapsel päevas või 5 milliliitrit päevas, vastavalt kas see toode on kapsli kujul, vedelal kujul ja ei ole vahet. Kas sa kaalud 5 kilo, 50 kilo või 150 kilo. Soovitus on reeglina 1 või 2 kapslit päevas. Aga ma usun, et kõik inimesed, kes seda täna kuulamas on, me saame aru, et see 1 kapsel ei mõju 5-le 50 kilosele või 150 kilosele inimesele ühtemoodi. Ja see mulle meeldibki, et tegemist on meil testipõhiselt. Vaata, kas sul on vaja, kui hakkasid tarbima, tee kordustest ja näed muutust. Tehti väga põnev test, mis näitas siis ära, et kui kaua erinevad siis nii-öelda Omega-3 tooted püsivad stabiilsena, ehk ka see siis, kui head efekti nad meie kehale annavad. Ma hiljuti lugesin mingisugust artiklit, kus kirjutati, et grillõli on kõige võimsam õli, et see on mitukümmend korda efektiivsem kui kalaõli, sest seda saadakse hiidvähkidest ja nii edasi. Reaalsus näitab midagi muud, 5 tundi stabiilsust. Kontsentreeritud Omega 9 tundi, tursamaks olid ainult 15 tundi ja Zinsino Balance oli 35 tundi ja tänu sellele, et tootel on kõrval väga tugev antioksüdant, mis hoiab seda toodet värskena. Siin on minu naise testi kogemus, siis esimene test ja viimane test, kui ma tegin naisele siis viimase testi, kui me sama päeva hommikul, kui meil sündis 3. poeg ja mis ma võin öelda, et on erinevus siis minu 2 esimese lapse tervisega ja viimase 3. poja siis nii-öelda tervisega, kui ta sündis meil 2 aastat tagasi, siis mu esimesed 2 last alustasid oma elu haiglas. Esimese lapse sünnitus kutsuti esile, tehti koheselt neeruvaagne operatsioon, sest tal oli oht jääda ühest neerust ilma, ta jäi kontrollimise alla, meditsiin tegi imet. Teine laps, astmaatik, allergik, keskkõrrapõletikega 3 korda haiglas olnud, hoidsime sõna otses mõttes teda nagu kogu aeg käis mütsiga ringi, vahet ei olnud, kas oli suvi, oli talv, oli kevad, müts oli kogu aeg peas, sest tal kogu aeg olid kõrvad põletikus. Ja peale toodete tarbimist 6 kuud mu naise ja lapse tervise korda ja me ei muutnud väga drastiliselt oma toitumisest, eks oli ka nagu võib-olla natukene raske uskuda kõike, mida räägiti, aga puhtalt toote tarbimisest ma ütlen, et mu naine ja laps said tervise korda ja 3. lapse tervis, Brandon on täna 2-aastane, ta on nii tugeva tervisega, et ta teeb sisuliselt meile kõigile silmad ette ja ta on ka kõige tublim meie pere õlitarbija. Vahepeal on olukorrad, kus ta käib 3 korda päevas külmkapi juures ja ütleb, issi, anna õli. Päriselt, ma ei aja jama. 3 korda päevas, et näidake mulle lasti. Ta on nagu läbi imbunud sellest õlist, täielik müstiline vend. Ja kellel toodet vaja on, kui me räägime sellest õlist, absoluutselt kõigile. Kui laps on rinnapiima pealt maha läinud, tuleb hakata andma. Oleme teinud teste, kuidas mõjutab siis Omega tasega tegelikult ema rasedusperioodi ajal, kuidas on lapse tulemused peale sündi, kuidas hakkavad lapse näitajad minema tegelikult alla peale seda, kui ta hakkab rinnapiima saama. Ehk tegelikult kõige parem moodus on see, et kui laps on rinnapiima pealt ära läinud, hakkab võtma muud toitu juurde, palun andke neile kohe Omegat, kui te tahate, et nende aju saaks areneda normaalselt, nende organid areneksid normaalselt, lapse immuunsus oleks tugev, et kui ta ühel hetkel jõuab ikka, kus ta peab minema lasteaeda, et ei oleks niimoodi, et 3 päeva lasteaias, 2 nädalat kodus, 3 päeva lasteaias, 2 nädalat kodus. Lõpuks hakkab see tegelikult mõjutama ka tegelikult meie enda rahakotti, kui me ei saa käia tööl, sest laps on kogu aeg haige. Ja vanemas eas on teised mured ja seal ongi samamoodi liigesed, süda, immuunsus, meie mõttetegevus ja nii edasi, et tuleb anda tegelikult toodet kõigile vastavalt siis vanusele ja kehakaalule ja elustiilile. Ja siin on näha siis, mida me saame täna öelda, mille vastu siis see toode konkreetselt aitab. Need on 18 Euroopa Toiduameti poolt heakskiidu saanud väidet ja kõige olulisemad on aju, süda, immuunsus, nägemine, hambad, vererõhk, loote areng, kolesterooli tasemed ja nii edasi. Täiesti uskumatu, täiesti uskumatu. Teeme väga palju koostööd tippsportlastega nii Eestis kui mujal maailmas, sest toodetel on sertifikaadid, sportlased võivad kasutada, nad ei pea muretsema dopingute ja muude näitajate pärast. Kõik on ideaalses korras. Kui me räägime tervisest ja toome paralleeliks ja maja, siis teatavasti maja puhul üks kõige olulisemaid nii-öelda tugisambaid on vundament. Aga teine väga oluline on katus. Ja kui katus ei tööta, siis ühel hetkel annab ka maja järgi. Meie kehaga on samamoodi. Ma ütleks, rasvhapete tasakaal on vundament, et põletik ei oleks,
toitained imenduksid, jama pääseks välja, siis teine võib-olla katuse paralleeliks võiks tuua soolestikku, on see, et kui meil ei ole soolestikus mikrobioom paigas, siis samamoodi probleemid ei pruugi ennast kaua oodata. Meil on vaja prebiootikume, kiudained, et meie soolestik saaks töötada normaalselt. Pluss toetada oma siis immuunsust, et meil oleks energiat, et meil liigesed oleksid korras, aju töötaks tublilt, ei oleks igasuguse viirus nii-öelda haigusega seal 2 nädalat maas, vaid kõik, mis tuleb, see kiirelt kaob. Xtend siis toit põhimõtteliselt meie rakkudele, ülihea toode. Ja ideaalis võikski öelda, et see ongi ühe ideaalse inimese, teadliku inimese nii-öelda terviseprotokoll, siis 3 toodet, punkt 1, õli võtab põletikud maha, rakumembraanid tööle, sinobiootik toetab soolestikku ja Xtend on siis toit meie rakkudele. Kui on inimestel probleeme emotsioonidega, on see uni, on see ärevus, on see stress, on see keskendumisvõime, siis ideaalne toode on Viva, mis selle vastu aitab, see on tehtud safranist. Võite kõik lugeda safrani kohta imeline nii-öelda siis vürt või maitseaine või toit, teatavasti maailma kallim ja kallim ka kui kuld. Ja sellel on ka põhjus, sest tal on väga suur toime ja võime meie hea tervise üle. Ja siin on näha toodete portfell, mis meil tänaseks on laias laastus 3 testi, erinevad balance tooted, siis õli näol, vegan õli, on veeslaustuv õli, on premium õli, on kapslid ja ka oliiviõli, pluss siis immuunsust toetavad tooted, Xtendid, Vivad, Chinosign on D-vitamiin, magneesiumiga, Protect on siis nii-öelda immuunsust toetav toode, beta-glükaanide baasil valdavalt, Sinogen aitab see organismi ära puhastada nii-öelda nendest jõuetutest surnud rakkudest, nii nagu nimetatakse zombirakkudest, mis midagi kehale ei anneta, anda uutele rakkudele rohkem elujõudu. Ja soolestik, sinobiotik, lean shake, toidukorra asendaja, näksid siis energiapatoonide ja proteiinipatoonide näol ja ilutoodet siis 2 on siin Sinoserum ja Hans & Heidi väga kvaliteetne näohooldussari, mis siis tuli meile eelmisel aastal. Näitan ka mõnda toote tagasiside kogemust, siin on näiteks minu enda naine, kui ta otsustas siis mõned aastad tagasi hakata testima enda peal lean shake'i, kas siis tegelikult see töötab või ei tööta, sest enne seda oli ta korduvalt püüdnud kaalu langetada, küll läbi toidu, küll läbi trenni ja nii edasi, aga tulemust ei saanud. Ja siin on tema tulemus 2,5 kuuga, kui ta hakkas siis lisaks õlile ja vitamiinidele juurde võtma ka sinobiootikut ja lean shake'i, järelikult soolestik sai toimima ja kilod hakkasid kaduma. Siin on ühe sõbra kogemus siis peale seda, kui ta lõi välja väga hullu psoriaasi peale koroonavaktsiini, kui ta rääkis oma lugu, mul on see lugu ka YouTube'is või minu Facebooki lehel, kes tahab või minna kuulata, ma tegin taga väikse intervjuu 20 minutit, kus ta räägib, kuidas tegelikult see teda mõjutas, kuidas ta muutis oma toitumist ja siin on näha siis selleks hetkeks, kui ta hakkas kasutama 3 meie toodet, premium õli, sinobiotik ja Viva, ta ei kasutanud ühtegi ravimit ega kreemi, sest ta ütles, et kõik kreemid ja asjad ainult leevendasid ajutiselt. Aga siin on näha eelmisel aastal tehtud pildid mais, juulis ja detsembris. Ja ma arvan, et see üks pilt siin ütleb rohkem kui 1000 sõna. Ülivõimas. Ja muga võtnud inimesed pärast ka ühendust, kellel on muid nahaprobleeme ja täna samamoodi toodete peal. Ma loodan, et ma saan varsti jagada ka nende siis nii-öelda toote kogemust. Ja siin on minu väike siis pesamuna Brandon, kes ma ütlesin, on pere suurim õlivõtja. Mul on väga hea meel, ma täna kuulsin, tal on olemas esimene fänn. Saatsin ühele siis tuttavale selle video ja ta ütles, et kui tema laps kuulis, et mingi raps räägib õlist kuskil, tahtis näha ja tänaseks see laps hakkas ka ise õli kasutama tänu sellele, et ta nägi, et Brandon jõi õli. Vaadake ise seda. Kuule, kus sa õli panid? Kus õli on? Ja kus õli on? Tahtsid õli võtta? Tule siia. Või õli, jah? Kes võtab õli või? Tule siia. Tule siia praegu. Emme vinnikudesse õli võtab. Tule siia. Mine võtta õli. Tule siis pärast koos vaatame. Mine võtta sealt õli. Tule siia. Õli ja sedasi. Võtame koos. Palju on. No palju on.
Ta on siin 1-aastane ja 10-kuune. Tanel, osa ei lusika peale. Oot, nüüd võta pissi. 1. Tanel või? Noh. Võta veel. Natuke veel lusika peale. Tule siia, natuke ei lusika peale. Tupli laps, sisse võtame 2. Ehk et üli äge nagu, et see ei ole see, et ma lihtsalt räägin, ma midagi kasutan, vaid tegelikult ka kasutan, sest ma tean, kui oluline see on. Ja ma toon ka võrdluseks siia, et kui nüüd keegi täna kuuleb seda külalisena, et mis need tooted siis võivad maksta, et oleks aimu, on pandud kokku erinevad paketid. Ma näitan täna 3 varianti, mis on täna võib-olla kõige populaarsemad, mida mina näen. Esimene on siis lihtsalt test koos siis õlidega. See maksab 179 €. Võin tuua võrdluseks näite kõrvale. Synlab pakub täna analoogset testi teha. Ta on natukene väiksema informatsiooniga ja nii edasi. Synlabis maksab analoogne test 105 €. Siis meie pakett täna on 179 €, mis sisaldab 2 testi, tooted 8 kuuks ja selle hind on järeltellimusega siis 6 kuud, 36 € kuus, ehk tuleb koos transpordiga 40 €. Ja ühe suure pudeliga saab inimene läbi, kelle kehakaal on 70 kilogrammi. Kui nüüd inimene tahab anda oma kehale nii-öelda parima kaitse, ehk inimene tahab hakata kasutama terviseprotokolli kitti, siis see kitt sisaldab 2 testi ja 3 toodet 8 kuuks. Ehk need samad, mis ma enne rääkisin, õli, siin on Biotic Extend, siin on stardikiti hinnaks on 287 € ja järeltellimus on 90 € kuus, ehk ta teeb 3 € päevas. See tähendab laias laastus 1 tass cappuccino päevas. Ja kui siin on täna liinil inimesi, kes on otsustanud, et nad tahavad tõsiselt näiteks võtta sellel aastal käsile oma kaalu, nii nagu näiteks minu vend võttis ennast käsile, ma usun, et varsti ta räägib oma story ise, siis täna tema kasutab ise põhiliselt siis neid tooteid ja enamus tema kliendid samamoodi on võtnud lisaks 3 tootele juurde ka Lean Shake'i. Mu vend on tänaseks kaotanud mõne kuuga üle 20 kilo. Ma näen, et tas on tagasi tulnud see säde, see enesekindlus, see drive, tal ei ole hirm oma tervise pärast enam, mis tal tegelikult vahepeal oli tekkinud, ta ei olnud seda isegi kunagi rääkinud, aga see oli päris hirmuäratav. Et ma usun, et ühel päeval ta jagab ise oma story. Kui vaadata niimoodi, siis see maksab kuus kuskil 180 € inimesele 2 testi siis tehes ära ja need 4 toodet. Aga kui me mõtleme nüüd teistmoodi, mis on 180 € kuus? See on 1 lõuna päevas. Ehk see 6 € päevas, kelle jaoks on palju, kelle jaoks on vähe. Mina ütlen inimene, kes hoolib oma tervisest, ma arvan, 6 € päevas ei ole palju. Et see on jällegi, millega me midagi nagu võrdleme. Et lihtsalt vend mul palus, et Fredi, pane 1 pakett juurde, sest mina tahan, et minu sõbrad kasutaksid ka shake'i, kes tahavad nagu kaal langetada, et variante on nagu erinevaid. Ehk et see on nagu kliendile siuke nii-öelda pakkumine, kes tahab sellel aastal oma tervise päriselt käsile võtta, sest 15 000 testi Eestis täna on tõsiasi, 1000 inimesed on saanud oma tervist korda ja ma usun, et järgnevate aastate jooksul saavad veel 10 000 inimesed oma tervist korda, sest ma näen täna seda, et inimestel on terviseprobleeme rohkem kui kunagi varem. Mis see annab inimesele, kui ta tuleb kliendiks? Tal luuakse oma veebikeskkond, kus ta saab ise tooteid tellida, tal on automaatselt soodushinnad nii sellel tootel, mis ta tellis, kui teistele toodetele, kui ta soovib proovida. Tal on raha tagasi garantii võimalus, kui tegi test oli korras, pluss kliendil on võimalik läbi soovituse saada ka oma toode tasuta. Näiteks kasutate õli meeldis, saite abi, soovitate 4 sõbrale, oma toode on igakuiselt tasuta, kui teie sõbrad kasutavad õli, maksate ainult transpordi eest. Ja niimoodi võib klient saada ka kõik oma 3 või 4 toodet tasuta, kui ta on valmis seda infot teistega jagama. Me absoluutselt iga päev soovitame kogu aeg midagi, enamus ettevõtted lihtsalt kahjuks ei premeeri teid selle eest. Siin on valmis teid premeerima tasuta toodetega, kui te hoolite oma lähedaste tervisest. Ainult win-win, ei ole mingit konksu kuskil. See ei ole kohustus, vaid see on võimalus. Ehk see on tervise pool. Kui siin on täna liinil inimesi, kes mõtlevad, et lisaks tasuta toodetele on valmis ka nagu, või on soovi kasvatada oma sissetulekuid ja te näete, et see on toode punkt 1, mida te ise tahate kasutada, te näete, et see on toode, mida soovitada oma lähedastele, teie ümbrus või tutvusringkonnas on inimesi, kes täna otsivad lisasissetuleku võimalust,
siis Ensino pakub tegelikult täiesti riskivabalt luua omale teine lisasissetulek, kas siis palgatöö kõrvalt, on see mõne muu äri kõrvalt. Nad on loonud väga võimsa platvormi, mille kaudu on täna võimalik tooteid turustada. Meil on ettevõtte poolt logistika täna ligi 100 riiki. Täna oli näiteks väga põnev kohtumine mul inimestega, kes elavad Gruusias, ütlevad, tulge Fredi siia, me võtame kontorit, tulge ainult siia, me toome teile saalid rahvast täis, tulge rääkige. Et Ensino on selles mõttes hästi lihtne võimalus äri alustada. Aga enne selleks, et alustada äri või üldse midagi alustada, me peame endalt alati küsima, miks me midagi teeme. Miks me teeme seda tööd või miks me tahame minna sinna? Kas meil on mingid eesmärke, kas meil on mingid unistusi, kuidas meie sissetulekud võimaldavad täna meie eesmärke unistusi realiseerida? Ja tegelikult on see siuke küllaltki suur probleem, ma võiks öelda, sest tegelikult enamus inimesed täna ei oska eesmärke seada, enamus inimesed kahjuks ei oska unistada, sest neil ei ole aega sellega tegeleda. Nad peavad igapäevaselt tegelema oma olmeprobleemidega, kuidas maksta arved, kuidas saaks lapsed koolitatud, kuidas saaks lapsed nii-öelda lasteaias koju, mis iganes. Ehk meil on neid igapäevaseid muremõtteid on nii palju ja kui te näete võib-olla või tunnete, et elu ei ole viimase 5 või 10 aastaga väga palju muutunud, siis võib-olla oleks aeg võtta kätte ja hakata midagi täiesti uust õppima ja täiesti midagi uut looma. Sest me elame ühe korra ja küsimus on, kuidas me seda aega kasutame. Mina olen näinud seda, et kui Ensinos nagu panna endale plaane paika, on võimalik teha suurepäraseid tulemusi, sest nii nagu ma mainisin, ettevõte töötab täna 100 riigis, tegemist on ülikõva Skandinaavia brändiga, nad on täna maailmas juhtivaid testi- ja teaduspõhiseid toitumiskontseptsioone juba. 2014 nad läksid Nasdaq rahvusvahelisele aktsiabörsile, ettevõte on väga paljudes riikides otsemüügi assotsiatsiooni liige, samamoodi Eestis ja ettevõte tõusis juba aasta 2021 aasta lõpuks maailma top 52 suurima käibega ettevõtte hulka otsemüügi valdkonnas. Eelmise aasta tulemusi ei ole veel teada, aga ma usun, et me tänaseks oleme juba top 50 seas. Ehk Ensino kasvab väga teadlikult iga päev, sest järjest avatakse suuri maailma turgusid ja ettevõttel läheb järjest paremini. Ehk täna järjest rohkem inimesed nagu tahavad tegelikult teada, mida ma peaks tegema, kuidas ma peaks tegema ja mina isiklikult usun seda, et testipõhine lähenemine oma tervisele ja toitumisele on kõige parem, sest kahjuks meie testid täna näitavad seda, et need toitumistiilid tihtilugu, mis inimestel on või need toidulisandid, mida nad kasutavad, nad ei imendu ja nad ei anna seda efekti meie tervisele, mis nad peaksid andma, sest 97% inimesi kahjuks on tasakaalust väljas. Ja kui me mõtleme selle potentsiaali peale, et omega-3 on näiteks maailma enim müüdud toidulisand, ligi miljard inimest kasutab erinevaid toidulisandid, potsik siit, potsik sealt, potsik 3. kohast, siis me pakume täna inimestele terviklikku lihtsat lahendust, kolmiksamm, terviseprotokoll, tahad kaal langetada, võta shake juurde ja sa muudad oma elu, mis annab sulle tagasi sulle su rõõmu, su entusiasmi, su tervise, energia ja nii edasi. See õlide. Palun mute'ige ära, et keegi vist tuli liinile. Kui nüüd vaadata, kuidas see alustamine käib, siis siin on pannud kokku erinevaid kitte, seal alates 300 eurost kuni mitme 1000 euroni välja, aga siin on võib-olla 3 kõige populaarsemat varianti, mis enamus inimesed on valinud. Üks variant on advanced kit, see maksab suurusjärgus 800 eurot. Originaalis on toodete hind 1600 eurot, see sisaldab 3 veretesti ja enamus siis meie tervisetooteid. Ultimate kit on siuke kit, mille muidu väärtus on 3200 eurot, see sisaldab 10 testi, pluss siis kogu praktiliselt meie nii-öelda tervisetoodete valikut ja selle kiti puhul on huvitav see, kui me võtame kõrvale näiteks need samad veretestid, siis ainuüksi testide hind on juba kallim kui kogu selle kiti hind ja sellel kitil on käimas ka väga põnev kampaania, milleni ma varsti jõuan. Või näiteks keegi otsustab, et ma tahan keskenduda samaaegselt kohe nii tervise kui ilu peale, siis inimene võib omal erinevatest kittidest kokku kombineerida täpselt siukse nii-öelda ärifrantsiisi alguse, nagu ta soovib. Ja kui ei ole kohe kogu raha välja käia, teeme koostööd ka liisi järelmaksuga, nii kliendid kui partnerid saavad tooted tegelikult kätte, makstes ka teinekord mõnikümmend eurot kuus ainult. Aga nende alates sellest Ultimate kitist ehk 1100 eurosest kitist on siuke kampaania käimas,
kui inimene teeb aasta ajaga 25 tootemüüki ja tal on automaatne partneri igakuine tellimus peal, siis peale 13. kuud talle makstakse kogu raha tagasi, kui ta tegi 25 tootemüüki. Kui inimene võttis 2 kitti ja investeeris suurusjärgus 2200 eurot, tegi 50 klienti, siis talle makstakse samamoodi tema 2200 eurot tagasi ja niimoodi on võimalik inimesel siis tagasi saada kuni 3 kiti raha ehk laias laastus tehes aastaga 100 tootemüüki, te saate peaaegu 9 kuni 10 000 euro eest tasuta tooteid, et lükata oma rahvusvaheline äri käima. Ma olen teinud ettevõtlust 20 aastat hobusehotellindusest kuni täna ehitan 3 ägedat palkmaja külalismajadena. Ma olen investeerinud oma traditsiooniliste äridesse miljoneid eurosid. Miljoneid eurosid. See ei tähenda, et ma teenin miljoneid või sadu tuhandeid. Zinzino pakub võimalust väga väikse, ma ütleks olematu riskiga saavutada väga suurepäraseid tulemusi, ehitades rahvusvaheliselt Zinzinot, kui on selleks inimesel soovi. Iga inimene saab ise valida, kas ta tahab Zinzinot teha hobina, kas ta tahab tooteid tarbida kliendina või ta tahab teha ärina. Kui me teeme Zinzinot ärina, on meil 2 põhilist sissetulekuallikat. Üks on isiklik kliendimüük ja teine see, et kui me hakkame ehitama meeskonda ja me tekitame omale passiivset sissetuleku läbi toodete tarbimise. Näitan, kuidas käib siis esimeste sammude tegemine ja kuidas käib raha teenimine. Tegelikult on kogu kontseptsioon äärmiselt lihtne. Iga kliendi müügi pealt, mis te teete, teenite 10%, kui te olete teinud kuni 24 kliendi tootemüüki. Kui te olete jõudnud 25 tootemüügini, ettevõtte kahekordistab teie nii-öelda müügiboonuse, te hakkate teenima 20% iga uue kliendi müügi pealt, pluss 100 eurot passiivne sissetulek nii-öelda klientide tarbimise pealt. Jõuate 50 müügini, teie cash boonus on 25%, igakuine sissetulek juba 200 eurot, mis on väga arvestatav sissetulek. Lööge see aasta peale ära, 2400 eurot, saate käia naise või mehega juba reisil, võib-olla ka kuskil koos lastega. Ehk et jällegi siuke, millega jälle samastada midagi. Ja kui me jõuame 100 kliendi müügini, siis siin on cash bonus 30% ja siin erinevate siis tegelikult sissetulekutega. See sissetulek on alates 800 eurost, aga tavaliselt ta läheb tegelikult üle 1000 euro, pluss teil on kogu oma pere toodete portfell garanteeritud tasuta. Ja kui on juba 200 klienti või rohkem, cash bonus on sama, nii-öelda need passiivse tulu numbrid suurenevad ja kui on inimene siis hoidnud teatud aja oma nii-öelda kliendi tasemeid aktiivsena, hakkab inimene kvalifitseeruma ka erinevate ettevõtte boonusreisidele ja hetkel käib siis kvalifitseerumine Lanzarotele ehk siis ühele Kanaari saarele ja see reis toimub järgmise aasta kevadel. Ja iga lisa 100 siis kliendi lisamise eest, kui jõuate 300 kliendini, lisandub 500 eurot passiivset tulu, jõuate 400-ni, jälle 500 eurot passiivset tulu. Ja täna on Zinzinos väga palju inimesi, kes on keskendunud just nimelt tootemüügile ja teenivad läbi selle tegelikult tuhandeid eurosid. Kui aga teie ambitsioonid on suuremad, siis on võimalik läbi nii-öelda oma meeskonna ehituse jõuda ka suuremate sissetulekuteni kiiremini, aidates siis meeskonnal teha samamoodi müüki, kus te saate oma teadmisi, oma kogemusi tiimile edasi anda ja heas mõttes te aitate oma uutel tiimiliikmetel samamoodi müüki teha, sest inimesed saavad õppida teie kõrvalt. Ja iga inimene võib ise öelda, vot ma tahaks näiteks, et mul on selline sissetulek. Kui te täna lähete mõne tööintervjuule ja te küsite, kes küsitakse, mis te palka soovite, kui te ütlete seal 4000 eurot, siis 95% öeldakse, et kust planeedilt te pärit olete. Et kui me täna mõtleme nagu reaalselt sellele, et mis on meie palga, töö, karjääri tegemise võimalused, mitte selles, et meil uhked nimed tulevad järjest juurde, et me oleme mingi osakonna juhataja, kes iganes, vaid reaalselt, mis on nende numbrite taga, et kui palju on võimalik sissetulekuid suurendada, siis ega seal väga kiiret kasvu teha on suht keeruline. Zinzinos on ükskõik, mis taset te täna vaatate, on võimalik teha. Loomulikult suuremate tasemete puhul on vaja rohkem professionaalset tööd, aega ja nii edasi. Aga kui me läheme siit kasvõi näiteks, mina olen ise jõudnud Royal Crownini, ma võin täna igale inimesele öelda, mida on selleks vaja teha, et sinna jõuda. Ja nii edasi. Aga ma näitan täna sammudena lahti lihtsate sammudena,
kuidas jõuda näiteks krooni tasemele, mis on 12 000 eurot sissetulek. Ja see ei ole teooria, vaid see täpselt nii ongi. Küsimus on ainult selles, kas inimene on valmis selle nimel pingutama. Esimene kõige olulisem samm on see, et teha 4 toote müüki. Kui inimene on selle ära teinud, see võib olla 4 inimest 1 tootega või 1 inimene siis 4-ga. Vahet ei ole kuidas. Inimene teenib oma esimesed 100 eurot boonusraha pluss 10% müügi pealt. Kui te kaasate oma meeskonda 2 partnerit, eeldusel nad võtavad samamoodi suure kiti, nad on tõsise plaaniga tulnud äri ehitama, et neil oleks testid endale, oma perele, kordustestid. Te aitate oma partneritel teha 4 müüki ja see annab teatud käibe kokku, nagu te näete siin 200 punkti, siis te olete teeninud esimesed 650 eurot. Kas teil võtab see aega nädal aega või kuu aega, see on teie otsustada. Ja järgmine eesmärk on lisada omale 6 klienti juurde, et teil oleks 2 kuu lõppedes kokku 10 klienti ja teil on võimalik teenida laias laastus sellise nii-öelda tootlikkuse puhul, aidates meeskonda oma 1100 eurot tagasi. Ei ole raketiteadus, kui niimoodi mõelda, aga selleks on vaja teha kohtumisi ja nii lihtne ta tegelikult ongi. Olete ise selle ära teinud, olete jõudnud silver tasemeni. Järgmine eesmärk on aidata omal 4 tiimiliikmel teha see sama, mis te ise olite äsja teinud ja jõuate executive tasemeni ja teenite orienteeruvalt 800 eurot kuus. Järgmisena oled ise siia jõudnud, valige välja oma tiimist 4 ambitsioonikat partnerit, kes tahavad teha ja korrata sama, mida teie äsja olite teinud. Kui te aitate 4 inimesel jõuda executive'iks, jõuate ise Diamondiks ja Diamond teenib umbes 4000 eurot kuus. Minul omal ajal, kui ma seda taset kuulasin, pani esimesena see mul nagu nii-öelda kõrvad kikki, et väga äge, aga ma ei uskunud seda. Ja ühel hetkel, kui ma hakkasin tööle, mul läks omal ajal ise 8 kuud aega, et see jõuda. Täna on ka inimesi mul tiimis, kes on jõudnud selle tasemeni alla 2 kuu. Kas see on võimalik? Aga kõik ongi jällegi meie enda nii-öelda töödistsipliinis kinni. Ja see, mis ma enne näitasin või rääkisin, et kuidas jõuda 12 000 euroni, siis väga lihtne, kui seda loogikat siit jätkata, ise jõudsid Diamondiks, aita 4 inimesel jõuda siis Diamond tasemele, siis sa ise jõuadki krooniks, sul on orienteeruvalt 3000 klienti meeskonnas kokku ja sa teenidki 12 000 eurot kuus. See ei ole see, et sa tegid 3 kuud tööd ja siis oled kohe kroon. Võib-olla on mõni, kui ta suudab nii kiiresti ehitada, ega ei ole mõtet panna käsipidurid peale, aga ka aru saada umbes, millise sissetuleku puhul, kui suur see meeskond peab olema, siis laias laastus 3000 kliendi juures me võime hakata rääkida umbes sellisest sissetulekut 12 000 eurot kuus. Ja see on tegelikult Eesti mõistes ikka väga suur raha juba. Ma arvan, et isegi see Diamond tase 4000 on päris suur raha. Ja kui nüüd mõelda sellest, et kas siis täna on see aeg on nagu hea alustada, siis ma arvan, et see on parem kui kunagi varem, sest tänaseks on siin loonud nii tugeva vundamendi. Meil on supertooted, testipõhised, teaduspõhised. Meil on täna lahti sisuliselt kogu maailm, tahad müüd tooteid täna Aasiasse, Ameerikasse, Austraaliasse või Indiasse, et täna reaalselt siin pakub inimestele võimalust viia oma nii-öelda eesmärgid täide, oma unistused täide, kui kelle jaoks on unistus saada taas enda tervist korda või oma lapse tervist korda või kasvatada oma sissetulekuid, et oleks võimalik luua perele koos ühiseid reise rohkem, et suhe püsiks hästi, siis mina usun, et suhtes on väga oluline ka see, et pere finantsid on korras. Vaadake, mis hakkab suhtega juhtuma, kui finantsid hakkavad käest ära minema, hakkavad tekkima probleemid. Ma näen seda kahjuks ise väga tihti. Ehk et ma täna näen nagu seda, et siin võib olla see võimalus, mis saab aidata inimestel hoida nende pere tervena, hoida pere ühtsena, et perel oleks nagu motivatsiooni, inspiratsiooni, koos toimetada, koos reisida ja nii edasi. Ja kui keegi soovib täna alustada ja ei ole neid vabu ressursse, te võite valida ükskõik mis kiti, aga siin on näiteks üks näide ja alustades selle suure kitiga, kui te tahate tõsiselt businessit teha ja tehes 20, kui te usute, et te olete suutelised tegema aastas 25 toote müüki, siis ilmselgelt ei ole mõtet väiksemaid kitte võtta, sest nende puhul raha tagasi varianti ei ole. Vahet ei ole, kas te teed 25 või 125 klienti, seal seda tagasi algkapitali ei teeni. Et siin on näha, võttes järelmaks siis 4 aasta peal, te maksate ainult 36 eurot kuus, saate alustada siinot, saate oma tooted kätte, saate hakata tööd tegema. Võttes järelmaksu 2 aasta peale maksate 57 eurot kuus ja võttes järelmaksu aasta peale oli see natukene alla 100 euro kuus. Ja kui te olete hakanud tööd tegema ja te olete jõudnud nii-öelda siis
oma teenida esimesed komisjonid, teil on võimalus oma rahad siin Hiinast välja kanda, te saate ära maksta oma järelmaksu ja saate jätkata rahulikult oma tööd. Nagu ma ütlesin, mina olen business on tänaseks üle 10 aasta, ma olen kindel, et ma teen ka järgmised 10 aastat, sest ma näen täna seda, et inimesed on väga avatud tooteid tarbima, väga avatud. Täpselt samamoodi inimesed on avatud täna lisasissetulekutele. Miks hästi paljud inimesed ei ole alustanud võib-olla ettevõtlusega? See ei ole nii lihtne, ei ole head ideed, ei ole võib-olla teadmisi nii hästi, ei pruugi raha olla, sest näiteks mul oma vend eile õhtul saabus ta rekka, kus on 34 aulust kaupa, maksab mitukümmend tuhat, ta ei tea, mis seal aluste peal on, sest ta on ostnud nii-öelda poest tagasi tulnud kauba, seal võib olla väga hea kaup, aga seal võib olla väga suur miinus. Et siin ei ole nagu risk, et saad täpselt selle järgi, kui palju sa ise tööd teed, et ülikiht kontseptsioon ja mina usun täna täiega seda, et kui vaadata täna, mis toimub Saksamaal, kus praktiliselt enamus liidrid on kõik arstid, Saksamaa on täna juhtiv ettevõte, teinud üle 75 000 testi kõigest mõne aastaga, Tšehhis on alustanud meie ettevõttega koostööd mitusada kliinikut, siis ma usun, et see ütleb väga selgelt seda, et meie toode on aktsepteeritud ka väga paljude arstide poolt, väga paljude ettevõtjate poolt ja kõik sõltub ainult puhtalt meist endist. Mina soovin teile kõigile jõudu, jaksu, kui teil ei ole eesmärgid paigas, pange need kindlasti paika, sest ilma nendeta ei ole võimalik pärale jõuda. Ja kui te täna olite siin külalisena, võtke ühendust selle inimesega, kes teid kutsus, kui teil tekkis küsimusi, ta kindlasti aitab vastata teile teie küsimustele, võib-olla detailsemalt rääkida lahti tooteid, kui teil tekkis toodete kohta küsimusi, või kui te tahate teada detailsemalt, mis asjad need silverid olid, kuidas jõuda diamondiks ja nii edasi, võtke julgelt oma kutsujaga ühendust, arutage koos asjad läbi ja kui olete valmis alustama, siis ma olen kindel, et inimesed aitavad teil äri käima tõmmata. Mina tänan peatsete kohtumistega ja kui enne ei näe, siis 11. veebruaril meil Tallinnas tulemas väga äge event. Tulge kohale, vahet ei ole, kas te olete klient või partner, tulge vaadake, tunnetage ise seda energiat ja vibe'i ja ma usun, et koos me suudame muuta siin maailmas palju asju paremaks. Aitäh teile ja ilusat õhtu jätku!